tere, mina olen Mairo Leier ja mina esindan Protectum Solutionsit. Probleem, mis vajas lahendamist, tegelikult tuli reaalsest elust ja meie toode nutikas tulekahjuandur lahendab siis selle probleemi, kus tavalised suitsuandurid on kas liiga tundlikud näiteks, et inimene suitsetab toas ja inimene siis peale seda, kui ta alarmi annab, siis ta võtab selle maha. Ja teine asi on see, et tihti on see reageerimise aeg reaalsele tulekahjule natukene pikk, et umbes võib isegi kusagil 2 minutit minna, enne kui tulekahju siis reaalselt tuvastatakse sensori poolt. Ja meie oma lahendusega siis püüame neid 2 peamist probleemi ära lahendada. Tavaliste suitsuandurite probleem on see, et inimene suitsetab toas ja see suitsuandur annab tegelikult märku, siis sul on tulekahju, aga inimene ei soovi seda, ja ta võtab selle peale selle anduri maha, kus see jääb seisma ja kui reaalselt on siis tuleohtlik olukord, siis see andur ei tööta, kui ta peaks töötama. Kombineerime oma tulekahjuanduris erinevaid sensorid ja me paneme nende sensorite info kokku, kus siis masinaõpe otsustab, kas tegemist on reaalse olukorraga või ei peaks sellest inimesele teada andma. Tehisintellekt on antud lahenduse puhul integreeritud seadme sisse niimoodi, et tema tegelikult on õpetatud ära tundma erinevaid olukordasid ja selle abil siis teeb otsuse, kas tegemist on näiteks tulekahjuga, kas tegemist on suitsuhäirega. Lisaks ta suudab tuvastada, kas seal toas on mingi soe keha või siis kas tegemist on reaalse inimese liikumisega. Tehniliselt on tegelikult üsna lihtne andur, et see sisaldab erinevaid sensoreid. Me oleme treeninud välja masinaõppe mudeli, mille me oleme optimeerinud nii palju, et me suudame selle tavalise sensori sisse panna. Ja see sensor peale seda, kui ta tuvastab mingisuguse häireolukorra, ta saadab üle mobiilivõrgu alarmi, kas siis kuhugi keskusesse. Ta on võimeline tegema inimesele kõne, samamoodi saatma SMS-i või siis ka näiteks e-maili peale saatma mingisuguseid märguanded lihtsalt. Teie Protectum alarmseade andis just alarmi üks asukohas Protectum Office. Palun kontrollige. Ilma selle AI lahenduseta me ei saaks sellist sensorit teha, et sellise funktsionaalsusega sensorit, sest tarkvaraliselt on tegemist suhteliselt keerulise lahendusega, mis nõuab väga palju info analüüsimist ja neid otsuseid on vaja kindlasti sellel õpetada sensorile eelnevalt. Kui see sensor helistab inimesele, siis ta ütleb puhtas eesti keeles, et milline sensor, millist tüüpi alarm sul on ja kus kohas. Samas, kui nüüd sensorid on rohkem, siis tegelikult on võimalik lahendada ka seda niimoodi, et sensorid suudavad üksteiselt tulevikus õppida andmeid, neid uusi teadmisi ja automaatselt siis toimub sensorite selle AI täiendamine. Ilma Tehnopoli AI arenguprogrammita me ei oleks saanud seda lahendust teha, sest esiteks meil oli vaja välja arendada see AI lahendusosa ise. Lisaks me saime Tehnopoli poolt tegelikult ka väga head mentorlase abi ja me saame tegelikult siiamaani seda, kus me saame siis analüüsida, millistesse valdkondadesse me saaks edasi minna selle lahendusega, sest tegelikult see funktsionaalsus, mida me oleme välja arendanud, ei tähenda ainult tulekahjuandurit, suitsuandurit, vaid tegelikult tööstuses on väga palju erinevaid tehnoloogiaid, mis vajavad sarnast monitoorimist.